Tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas hinnata nurkade suurusi ilma mallita. Teie ülesandeks on leida õige nurk. Teist 15 kilomeetri kaugusel asub sihtmärk, mille teie üksus peab hävitama. Andke kaudtule üksusele õige nurk sihtmärgi ja tõelise põhjasuuna vahel tuhandiksüsteemis, mis tähendab seda, et NATO poolt kasutatav siis tuhandiku ringis. Selles ülesandes tuleb vastus esitada tuhandiksüsteemis. Kui kraadiring koosneb 360 kraadist, siis tuhandiksüsteemi ring koosneb 6400 tuhandikust. Seega iga ring tuleb jaotada mitte 360, vaid 6400 erinevaks pisikeseks tükiks. Tuhandiksüsteemi kasutatakse seepärast, et sellega saab edukalt hinnata objektide kaugusi ja suurusi. Kuid läheme nüüd nurga mõõtmise juurde. Selleks, et saaksime nurka üldse mõõta, tuleb esmalt nurk tekitada. Võistlejate ülesanne on leida nurk sihtmärgi ning põhjasuuna vahel. Seepärast on võistlejatele antud ette päikese asukoht ning aeg, millal nad ülesannet lahendavad. Sellel ajal asub päike umbes täpselt lõunas, mis tähendab, et kui sa vaatad päikse suunas, siis põhjasuund on otse sinu taga. See annabki kätte esimese pidepunkti, põhja-lõunasuunalise sihi. Kuid kuidas see paika panna? Selle jaoks on võistlejatel kasutada suur ketas. Kui ketta keskele asetada pliiats, siis saame pliiatsi teraviku ning vaatleja silma viia samale sirgele sihtmärgiga. Ning nüüd peamegi selle sirge märkima siia ketta peale. Siin juures ei ole vahet, kas sa märgid ära selle sirge enda poolt vaadates või siia teraviku ning sihtmärgi vahele. Mugavam on seda ilmselt teha siia enda juurde. Paneme veel ka markeri otsa samale joonele ning teeme siia väikese märgi. Tõmbame selle sirge ka meie ketta peale pikalt välja. Kui üks joon on kett peale tõmmatud, siis tuleb teha sama ka teise sihtmärgiga. Nüüd on meil 2 joont tõmmatud ning tulebki leida nende vaheline nurk. Siin juures on aga tähtis, et ei leita mitte päikese ning sihtmärgi vahelist nurka, vaid leitakse põhjasuuna, mis asub päikese vastas ning sihtmärgi vaheline nurk. Hakkamegi nüüd seda mõõtma. Malli meil kahjuks kasutada ei ole, seega kuidas peaksime sellele lähenema? Üks variant on mõõta ära sektorile vastava kaare pikkus ning leida, kui suure osa ketta ümbermõõdust see moodustab. Kui mõõdame ära ketta diameetri, siis saame selleks 50 sentimeetrit. Teades ringi diameetrit, saame leida ka sellele vastava ümbermõõdu. Näeme, et ringjoone ümbermõõduks on 157 sentimeetrit. Mõõdame nüüd ära ka sektorile vastava kaare pikkuse. Selle jaoks kasutame joonlauda ja seda sama ketast. Kõige lihtsam on ketast mööda joonlauda veeretada. Alustame sektori ühest servast ning veeretame ketast seni, kuni jõuame sektori teise servani. Seejärel mõõdame ära, kui kaugele ketast veeretasime. Üks sektori serv on pandud joonlaua nulliga tasa. Hakkame nüüd vaikselt veeretama. Siin juures on oluline jälgida, et kordagi ei satuks see ketas libisema. Ning näeme, et sektorile vastava kaare pikkus on 46,5 sentimeetrit. Paneme selle kirja ning vaatame, kui suur nurk sellele vastab. Selle jaoks paneme omavahel võrduma nurkade suhte ning kaare pikkuste suhte. Selliselt saame nurga suuruseks ligikaudu 106,6 kraadi. Leiame ka sellele vastava tuhandiksüsteemi väärtuse. Nurga suurus tuhandiksüsteemis oleks 1896 tuhandikku. Kuid proovime nüüd nurga suurust ka teistmoodi hinnata.
selleks kasutame sirklit. Võtame nüüd mõne tuntud nurga ning hakkame seda poolitama ning vaatame, mitme poolituse tulemusega jõuame mõõdetud nurgale piisavalt lähedale. Sealt saame hinnata, kui suur võiks olla meie nurk. Alustame näiteks sirgnurgast ehk 180 kraadisest nurgast, mis vastab sellele sirgele siin. Nurga tipuks loeme ringi keskpunkti. Teeme esmalt esimese poolitamise, mille tulemusena peaksime saama 90 kraadise nurga. Nurga poolitamiseks tõmbame esmalt kaare, mis lõikab mõlemat nurgahaara. Seejärel liigume sirkli teravikuga nurgahaara ning kaare lõikumispunkti ning tõmbame mõlemast lõikumispunktist veel ühe kaare. Nurga poolitaja saame, kui ühendame selle lõikepunkti siin, selle kaarte lõikepunktiga siin üleval. Selle tulemusena tekib meile 2 90 kraadist nurka. Näeme, et meie otsitav nurk on 90 kraadist suurem. Seega teame, et nurga suurus on 90 kraadi pluss veel selle nurga suurus siin. Nii et vaatame, kas see nurk on väiksem või suurem 45 kraadist. Selleks poolitame teise 90 kraadise nurga. Suurema täpsuse ning joonestamise lihtsustamiseks kasutan väiksemat sirklit. Sama võimalus oli ka võistlejatel. Taaskord saan nurga poolitaja tõmmata kaarte lõikumispunktide vahele. Selleks, et asjad liiga sassi läheks, märkisin siia ka ära 90 kraadise nurga, 45 kraadise nurga ning selle väikse tüki veel, mida otsime. Näeme, et see on väiksem kui 45 kraadi. Seega poolitame 45 kraadist nurka veel kord. Nüüd leidsime nurga, mille suurus on 22,5 kraadi ning näeme, et meie otsitav on endiselt sellest väiksem, nii et poolitame teda veel kord. Nüüd jõudsime olukorrani, kus meie poolitatud nurk on väiksem kui otsitav jääk. Seega on meie nurga suurus 90 kraadi pluss veel 11,25 kraadi pluss see väike vahe siin. Selle määramiseks peame veel seda ülejäänud nurka poolitama. Teen seda veel paar korda läbi ning vaatame, mis tulemuse saame. Nurgapoolituste tulemusena saime, et meie nurga suurus on 90 kraadi pluss 11,25 kraadi pluss 1,40625 kraadi pluss veel mingi väike nurk, mis jääb visuaalselt alla 1 kraadi. Seega on meie saadud tulemus vahemikus ligikaudu 102,7 kuni 103,7 kraadi. Võtame sealt nüüd keskmise tulemi ning vaatame, kui palju teeb see tuhandik süsteemis. Ning saame tulemuseks, et nurgaväärtus tuhandikes oleks 1835 tuhandikku. Mõlemad saadud tulemused on küllaltki lähedal õigele vastusele, milleks on 1900 tuhandikku. Võistlejatele antud veamäär oli pluss miinus 80 tuhandikku, seega oleks mõlemad vastused loetud õigeks. Siinjuures tuleb aga mainida, et suure sirkli kasutamine on oluliselt ebatäpsem kui väikse. Seega, kui kasutada nurga poolitamise lahendust, tuleks kasutada ka väikest sirklit. Mõtle nüüd, missuguseid lahendusi oleks veel selle ülesandele, kuidas leida nurka, kui sul puudub nurga mõõtmiseks mall.